pereretsept. Meil on täna telefoniliinil Valgamaal asuva Viira talu peremees Virgo Mihkelsu. Halloo, tere hommikust! Tere hommikust! Teie tegemiste kohta on tegelikult meedias päris palju juttu ning ühest artiklist sai lugeda, et te olete tatra usku. Mida see tähendab? No see tähendab, et me uurisime, ma olen teadlane, me uurisime, et mille pärast see tatar on niivõrd hea ja kuidas ta Eesti inimesele aitab tervist tagasi tuua ja üldse hästi elada hea tujuga. Aga mis teeb siis selle tatra nii heaks? Tatra teeb nii heaks, sellepärast, et tatras on väga palju kasulikke aineid. Vitamiin ja aminohappeid, isegi rasvasid ja veel Eesti tatar on eriti hea, seepärast Eesti, tatar kasvab Eesti maal, seal on põhiliselt, meil on, seal ta kasutab põhiliselt neid mikroelemente, mida inimene iga päev siin saab, eks ole. Ja teisena ta on sooja armastav kultuur ja kui ta Eestis kasvab, siis ta, esiteks ta ei kasva, ei küpse üle ja teiseks ta kasvab nagu stressi olukorras. Aga kui taim kasvab stressi olukorras, siis teadlased on uurinud, et ta sünteesib ainet, millised kaitsvad seda taime ja nii edasi, aga need kaitsvad ka inimest. Nii et kui me tarvitame Eesti tatart, siis me saame niisuguseid aineid, mida poetatrast näiteks ei saa. Kas Eestis on tatart lihtne kasvatada? Eestis on lihtne, kui lihtsalt see tehnoloogiat omistada, aga muidugi ohtu on seepärast, et kui ilmad ja nii ja kui sügisele jääb, siis vahel jäävad mõned hektarid koristamata. Me siin Kristjaniga isekeskis arutasime, et hea küll, tatar on kasulik küll, aga ega ta kurinahk väga maitsev ju ei ole, et kuidas seda maitsvaks teha? Ta ongi, sellepärast, et tulebki lihtsalt erinevad toitusid, eks ole, kasutada ja ta maitsev, sest teil ei ole proovinud Eesti tatart või? Kui te proovite Eesti tatart, ta on ikka hoopis teine, ma ei tea, mitu korda maitsvam kui poetatar, sest poetatar on surnud. Aga Eesti tatar on elav, siis kui paned see tatra idandama, ta idaneb, aga poetatarast tuleb ainult mingi hallituse unik. Kas Eesti tatart kasvatatakse muidu meil siin Eestis siis palju, et on teda nagu lihtne kätte saada? Nii palju ma tean, et vanasti oli igas 3 talus kasvati tatart, igal oli tatra veski kodus ja nüüd mina tean, et ma ei tea, nüüd 100 inimest juba kasvatavad ja tarvitavad, nii et meil on lihtsalt kogu aeg probleemi, et inimestele piisavalt varuda. Ja, lihtsalt kas või prooviks, eks ole, anda. Öelge, Virgo, mis teie enda lemmiktoit on? Minu lemmiktoit on ikka, ma tahan öelda, et meil on üldse missugune. Mul on tatra toidust, hommiku nädala menüü on, meil on seal mingi 5-7 produkti, kus me iga päev erinevad kasutame. Nii te sööte iga päev tatart? Iga päev, meil on hommiku toidud, kus on iga päev tatar sees. Aga neid toite on kuskil üle 10. Võtame näiteks, minu tegelikult on tatra kotletid on minu lemmiktoit. Mismoodi neid tehakse? See tuleb lihtsalt tatarapuder, valmistada nii nagu peab tegema. Nagu ikka? Ja mitte nagu ikka, seda või ka spetsiaalselt, ma võin seda selgitada, aga tataraputru ja siis kasutad seda massi nii nagu lihamassi ja teed sellest kotleti ehtsas oliiviõlis. Nii et põhimõtteliselt nagu hakkliha asemel kasutad lihtsalt tatart? Jaa, aga sinna vaja veel juurde panna neid asju, mis tatarale meeldib, sinna võib kala juurde panna, sinna võib panna, eks ole, sibul, muna ja nii edasi. Ja mul nüüd viimasel ajal hakkab meeldima see toorleib tatarast, mida me teeme nüüd. Toorleib tatarast? Ja. Kuidas, mismoodi või mis asi see on? See on see asi, vaadake. Vaata, kui teil näiteks tahtejõud kaeb ära, eks ole, või laiskus tuleb peale, või midagi enam teha ei taha, või ütlete, et kui te ütlete, et ärme seda täna teeme, ära teeme seda homme, parem teeme seda üle homme. Siis on teil ajuga midagi asjast ära, eks ole. Aga on teada, et missugused on lemmikained ajule ja mida aju vajab, et normaalselt töötada. Kui aju normaalselt töötab, siis 90% haigusi võivad ise ära kaduda. Nii on nüüd viimasel ajal tööstanud, eks ole. Kas siis tulebki süüa tatra leiba või? Jah, tatra leiba tähendab, nüüd on kui ajule missugused kõige paremad lemmiktoidud on. On pähklid, seal marjad, tatar, munad, eks ole, igat sorti maitseainet ja nüüd kui nendest valmistada sarnane toorleib,
kus on tatrajahu põhiline komponent, eks ole, ja mesi. Siis me saame, see on nagu kiirabi ajule, need kui ajul tekivad raskused. Noh, kui sa näiteks autoga sõidad, noh, sul on, noh, tuleb, eks ole, uni peale või sa mingi ülesanded lahendad või enne eksamit või näiteks kui, noh, praegu on kinosaalides, inimene läheb kino vaatama, ta ei saa kinost aru, ei saa vaadata, kui ta seda popcorni ei näri, eks ole. just. No, aga nüüd me selleks töötasime välja see tatraleiva. Ma võin need inimeste retsepti anda. Jaa, põnevusega kuulame. No nii, tuleb võtta 200 grammi mett, 100 grammi peenestatud kohvimasinas õietolmu, no võib ka ilma õietolmuta, pool teelusikatäit soola, 50 grammi oliiviõli, 50 grammi kreeka pähkliõli, 50 grammi kalamaksaõli, kohvimasinas purustatud linaseemned, kõrvitsaseemned, 2 lupilusikatäit igat, 100 grammi purustatud kreeka pähklid, 100 grammi purustatud mets ja aed marju, 2 teelusikatäit rosmariini, kurkumi, kaneeli, telki. Nelki tähendab, noh, eraldi igat, eks ole. Ja pool sidunimahla. Mesi sulatada üles veevannil kuni koore konsistentsi saamiseni. Segada kõik kokku. Lõpuks lisada ökoloogiliselt puhast Eesti tatart kuni kõva pudru taolise massi saamiseni. Ja paigutada kannetavasse klaaspurki. Ja nüüd see on niisugune, noh, kuidas öelda, toorleib, mis võib seista seal kuu aega või rohkem. Ja nüüd, kui sul näiteks hommikus, noh, aega ei ole, eks ole, mingit, noh, sööki teha nii edasi. Siis võtad jood vastavat hommikujooki või vett ja võtad seal paar supilusikaid, et seda leiva ja sul on juba tööaeg, kui hakkad juba töö juurde sõitma, sul juba pea ragistab ja mõtleb, mida seal paremini teha ja kuidas leida paremaid lahendusi. Ja kui tuleb mingisugune, noh, laiskustunne peale või ütleme, noh, aegustamine või raskused või töövõime vähenemine, siis võib see purk olla sul töö juures kaasas ja võtad toorleiba. Aju saab, noh, kui aju näeb, või saab aru, eks ole, tal need ained kõik, eks ole, tulevad organismi sisse, siis ta kohe käivitab hakkab normaalselt tööle. Väga põnev. Aitäh, Virgo Mihkelsoo, selle retsepti eest ja edu Viirataalule! Ei, ma tahan öelda veel, kui keegi tahab veel neid tataretsepte saada, siis võib see Remedi Vee saiti pöörduda või Facebooki, seal me paneme nüüd homme, ülehomme kõik need